mäletan, kus ma istusin kivi peal, ma olin mingi suht cringe, aga nagu what's new? Ma olen üritanud seda videot või üldse nagu üldiselt filmida juba mitu päeva, aga lihtsalt kogu aeg on nii pime olnud, et ma ei ole lihtsalt saanud nagu filmida, sest et see kvaliteet oleks olnud kohutav. Ja täna on nagu mingi annoying päike, näete või, mis jällegi ei ole üldse hea filmiseks. Also, mu särk, ma ostsin uue särgi, mis ma mõtlesin, et on nagu so super cute. Ma mingi teensin kogu Levisele reklaami, ma tean, et nagu minu järgi ostetakse neid Levisi särke. Nii et Levis, hit me up. Ja ma ostsin selle särgi, mõtlesin, et see on nagu täiega cute. Ma mõtlesin, et see on halli värvi, mul on need värvid siin ja üldse see on nagu cute särk, aga filmimisel ei ole hea kanda laiu asja, sest lihtsalt teevad siin nagu suuremaks ja siis lihtsalt nagu ei ole kena vaadata. Ja ma veits nagu kahetsen oma särgi valikut siin videos, aga samas nagu whatevs. Okei, vlog, it's Banana Bitch ja tänane video ilmselgelt ei ole vlog, sest et kuna paneb Banana Bitch oma vlogkanali ja vloge mitte kunagi, tegelikult see reede mul on üks lahe asi võib-olla toimumas ja ma plaanin seda vlogida, aga täna on alles teisipäev. Ja tänane video tuleb siis hoopis storytime, mis ma arvan, et ei ole nagu liiga kurvastav teie jaoks, sellepärast, et see on mu kõige requestitum storytime üldse. Hetkes ma tegin nagu selle perverdi oma ära ja paranormaalseid olen ka teinud, nii et see on nagu järgmine nagu mingi top 3 on ju. Ja see on siis storytime sellest, kuidas ma sain modelliks. Ma sain modelliks, kui ma olin 13, hetkel ma olen 23. Vaatasin väljas sajab lund, aga tegelikult see on lihtsalt nagu mingi tolmu kübe lendas siin sees, päike paistab peale, nagu sorry, ma olen Christmas freak. Varsti tulevad jõuluvideod ka, oh my god, ma ei suuda ära oodata. Anyway, ma ise pole enam modellindusega tegelenud nagu päris pikka aega. Tegelikult ma olen nagu mingi pildistamisi teinud, aga läbi enda agentuuri ma pole töötanud alates ülikooli esimesest kursusest vist. Ma arvan, alustame sealt, kus nagu enamus mu storytime'id algavad ilmselgelt, mis on rate.ee. Paljud küsisid, kui ma tegin selle netiperverdi videost, seal kas ka nagu Reidist on ju. Et mis asja, mis see rate on, blablabla. Rate on siiamaani olemas, sa võid minna nagu RATE, nagu rate kirjutatakse, aga hääldatakse rate. Mõni iller ütleb ikkagi nagu rate selle kohta, aga ei, see rate nagu õpi hääldama, on ju. Rate on ikka veel olemas, sa saad sinna vaadata. Ma väga ei soovita sul nagu sellega liituda, sellepärast, et seal on hetkel nagu väga kahtlane seltskond inimesi alles või noh, seal on mingi enamasti pensionärid, nagu don't ask me, ma ei tea, mis nagu juhtus sellega, aga kõik noored läksid kuskile Facebooki, Instagrami, kuhu iganes ära, on ju. Ja Reidis on põhimõtteliselt pensionärid ja mõned veel. Ja seal on üldse väga vähe inimesi. Vanasti see on nagu elukäistega, aga põhimõtteliselt, kui sa tahad vaadata, mis see rate on, siis sul on see võimalus olemas. Põhimõtteliselt said sinna panna pilte, said inimesi sõbraks lisada, said neile kirjutada, said nagu võõrastele kirjutada, blablabla, selline teema, on ju. Ja mina tegin reiti enda meelest, ma mäletan, et ma tegin sinna kasutada vist 4. klassis ja 4. sa oled mingi 11 vist. Sest ma olin 4. üks parim sõbranna ja siis tema oli nagu mingi hull, reidi hull. Ma ei ütle, mis ta nimi oli. Pigem ei hakka ta reidi kasutada. Okei, ta kasutada oli Lizard 0 ja ma mõtlesin, et see on nagu hullult hea originaalne. Nagu Lizard nagu sisalik on ju 0. Ma ei tea, miks ta sellise pani. Aga mõtlesin, see on nagu hullult vähe kasutada. Minu esimene reidi kasutada oli Diana 19. Siis mu nimi on Diana ja ma tahtsin olla 19. Väga originaalne. Sellepärast see Lizard 0 mulle nagu mingi väga originaalne hea tundus, kes nagu mina mitte eriti, on ju. Me tegime vist koos selle sõbrannaga mulle reidi kasutaja ja tema vist aitas mul isegi sinna pilte panna pikalt ja siis 4. klassi sünnipäeval. Jah, mul on jaanuaris sünnipäev ja siis 4. klassis oma sünnipäeval ma sain endale täitsa enda digika, sest ma nii väga tahtsin endale digikat lihtsalt selleks, et reiti pilte panna. Ja ma mäletan, et see oli roosa Olympus. Digikas on siis nagu fotokaamera, kui te ei tea. Aga jah, ma sain talle roosa digika ja ma isegi mäletan oma esimest pilti, mis ma sellega tegin. Mul oli sünnipäev ja minu sünnipäeval oli külmapühad. Ta juhtus lausa mitu korda, et minu sünnipäevad olid külmapühad. Ja siis mu 4. klassi sünnipäeval, kui ma sain mingi 11 või 12, ma ei tea, midagi sellist, siis olid ka külmapühad. Ja ma ei pidanud kooli minema ja siis mul oli vend ka kodus, sellepärast tal oli ka külmapühad ja siis ma käskisingi oma vennale endast pilti teha. Ja nagu ma teile olen rääkinud, siis vanasti mu toas oli livikatega tapeet, et see oli nagu sinine tapeet, mis on nagu taevas on ja siis olid nagu valged pilved ja siis olid veel liblikad. Ja siis ma ronisin oma voodi otsa ja lasin oma vennale selle tapeedi taustal pilti teha. Ma kuidagi lihtsalt olin vastu seina midagi. 11-aastased väga cool hot babe, mis ma üritasin olla. Ja umbes selline oligi nagu mu reidi sisu. Mis mu veel oli? Mul oli seal mingi kivi peal tehtud pilt, mäletan, kus ma istusin kivi peal, ma olin mingi suht cringe, aga nagu what's new, nagu siiamaani kõik, mis ma teen, on nagu suht cringe.
isegi nagu need videod, mis ma olen pannud paar kuud tagasi, ma vaatan, ma nagu issa, ma tahaks maha võtta, sest ma lihtsalt miks üritasin nagu olla mingi super hot, mingi 10, 11, 12 aastane seal Reidis. Aga see ei tulnud väga välja. Ja siis üks päev, kui ma olin vist 12 aastane, oligi niimoodi, et mulle kirjutas Reiti võõras inimene. See kasutaja oli minu meelest EMA 2005, sest et see agentuuri nimi on EMA, nagu Eesti modelliagentuur. Ja 2005, ju see oli aasta 2005 tehtud. Ja ma isegi ei tea, kas nad kirjutasid mu Diana 19 kasutajale, sest mul on neid kasutajad täiega palju olnud. Aga mingile kasutajale ma sain siis kirja, minu meelest oli Diana 19, ma võin eksida, kus nad kirjutasid, nad otsivad võta või jäta saates modelli. Sa või nagu guugeldada võta või jäta või deal or no deal. Et selline saade oli võta või jäta. Minu meelest see oli lausa nagu üks hooaeg käinud ja ma teadsin, mis see oli. Ja siis ma nägingi, et mulle kirjutas mingi lampkasutaja EMA 2005 või nagu mis EMA 2005, mis mõttes. Ja kutsus mind võta või jäta saate modelliks. Ja siis mul oli nagu okei, see on nagu mega kahtlane, et kindlalt see on keegi minu koolist, kes teeb nagu nalja, ma olen täiesti kindel. Sest miks peaks mingi EMA 2005, mingi 2005. aasta ema mind kuskile võta jätasse kutsuma nagu mingi Reidist. Sest praegu see on nagu suht normaalne, et vähemalt Instagramis, et erinevad brändid kirjutavad sulle, aga Reidi aegadel ei olnud sellist nagu sotsiaalmeedia turundust üldse ja nagu mis sotsiaalmeedia turundust me räägime, mingi Diana 19, mingi 12 aastane, kes tegi mingi selliseid pilte oma mingi seinaga, come on, onju. Ma olin nagu suht kindel, et see oli nali lihtsalt. Ja siis ma nagu otsustasin mitte vastata. Ja ma vist unustasin selle teema suht ruttu ära, kas ma isegi julgen kellegile rääkida, sest ma olin kindel, et nagu pärast teise mingi räägivad mu selja taga, et jaa, saatsime Dianale selle kirja ja kui ma nagu usuksin, siis see nagu naeraks müle. Ja siis ma nagu lihtsalt unustasin selle asja ära. Igal juhul natuke aega läks mööda ja ma sain uuesti kirja. Jälle EMA 2005, ma ei tea, kas see oli nagu nüüd samale kasutajale või teisele kasutajale, aga igal juhul nagu suht palju aega oli möödas. Ja seekord nad vist enam ei kutsunud mind võta või jätasse, vaid nad lihtsalt ütlesid, et nad on nagu modelliagentuur. Nad on huvitatud nagu minu enda agentuuri võtmisest, tahaksid nagu mind näha võib-olla või mida iganes. Et et nad tahaksid nagu mind enda agentuuri modelliks. Ja siis jälle mõtlesin, et issand jumal, jälle see EMA 2005, et kes see on nagu, kas see on keegi mu klassist, mingi poiss või mingi tüdruk või keegi vanem või keegi noorem, et miks minu kulu niimoodi nalja tehakse. Ja jällegi ma julgen mitte kellegile sellest rääkida, aga seekord see tundus nagu natukene usutavam kui eelmine kord, et see võta või jäta, see oli kuidagi, ma ei tea, kuidagi lamp vaat, et see nagu keegi ütles mitte agentuuri, see on nagu veits teine asi, sest nagu miks peaks keegi mind kohe otse võta või jätasse kutsuma, ma ei tea. Aga ikkagi ma julgenud vastata, siis ma mõtlesin, et see on suht kindlasti nagu vale, onju. Jälle läks natuke aega mööda, aga seekord nagu ei unustanud seda ära, sest kui esimest korda mulle kirjutati, tule võta võttasse, ma olin nagu kindel, et see on nali, aga seekord ma hakkasin mõtlema, et oota, aga äkki see ei ole nali, äkki keegi tõesti tahab mind modelliagentuuri. Samas see tundus mulle nii uskumatu, sellepärast, et siis kui ma olin nagu mingi 10, 11, 12, ma ausalt ei uskunud, et ma saaks modelli olla. Jah, ma olin nagu super peenike, ma olin super pikk. Aga sellepärast ma arvasin ka, et ma olen kole. Nagu, kui ma olin väike, ma reaalselt mõtlesin, ma olen nagu hullu kole. Mõtlesin, nagu ükskõik, kes maailmas on ilusam kui mina. Ma tean, see on nagu täiega kurb. Aga ma lihtsalt olin nagu täiega peenike ja täiega pikk ja siis minu jaoks oli see nagu kole. Kuigi nagu modellid ongi pikad ja peenikesed, aga mina lihtsalt nagu vaatasin peeglisse ja mõtlesin, et ei, ma olen nii peenike, ma olen kole. Mulle ei meeldi mu nina ja mul, ma ei tea, ei ole väga suured silmad ja sellepärast ma olen kole. Nagu see reaalselt, mida ma mõtlesin. Ja sellepärast ma ikkagi ei julgenud neile vastata, aga samas ma nagu ei suutnud seda nagu oma peast ka heita ja siis ma nagu pidevalt mõtlesin, et issand, äkki see oli päris ja ma hakkasin kahetsema, et ma ei vastanud. Aga samas selleks ajaks oli ka päris kaua aega mööda ja ma ei ole ka kindel, kui palju, aga ma julgen neile vastata. Praegu ma oleks kindlasti vastanud, sest nagu vahet ei ole, et nagu mingi kuu aega mööda, mis iganes, vaata, sa võid alati vastata. Aga siis ma nagu mõtlesin, et ma ei tea, et nii oleks nagu imelik teha ja ma lihtsalt nagu jäin selle peale lootma, et äkki nad kirjutavad mulle uuesti. Ja ma lubasingi endale, et kui nad nüüd peaks uuesti kirjutama, siis ma kindlasti vasta ja ma lihtsalt nagu uurin, et kui keegi naerab mu üle, siis nagu okei, aga lihtsalt nagu ma pean teadma, onju. Siis ma nagu pidevalt mõtlesin selle peale ja nagu nii väga soovisin, et kirjutaksin mulle. Siis üks päev ma olin Reidis, ma nägin, et mul oli uus kiri tulnud, ma tegin selle lahti ja EMA 2005, on praegu mõtleks EMA, aga siis ma mõtlesin, see mingi EMA 2005, kirjutas mulle uuesti. Nüüd see kolmanda korral ma olen suht kindel, et mul oli uus kasutaja ja nad tulid minu juurde täpselt sama jutuga, et me tahame sind enda agentuuri modelliks, põhimõtteliselt nagu copy-paste sellest jutust, vaata. Ja nüüd ma olin nagu uue kasutajaga ja ma mõtlesin, et võib-olla enam ei mäleta, ma pole neile varem vastanud, siis pole enam nii Mark. Ma olin nagu iga asja pärast täiega häbi, ma ei tea. Aga siis ma mõtlesin, et okei, et see on nagu uus kasutaja, nad nüüd näevad, et ma nagu ei ole ignoreerinud, nad võib-olla ei mäleta mind, et okei, ma lõpuks vastan, onju. Ja siis ma nagu küsisingi, et kellega ma täpselt mingi räägin ja mida te täpselt tahate, bla, bla, bla. Ja siis ta ütleski, et minu nimi on, ma ei hakka ütlema, kuigi te saate vaadata, kes on nagu EMA need tegijad, aga põhimõtteliselt see oli jah nagu EMA
agentuuri ehk siis Eesti modelliagentuuri, ma ei teagi, kas nagu omanik või booker või ma ei teagi, kuidas seda kutsuda. Et ta nagu töötab seal ja nad otsivad pidevalt on ju uusi modelle ja siis nad tahaksidki minuga põhimõtteliselt nagu kokku saada, vaadata, milline ma päris elus olen, kuidas ma kaameras olen, kui pikk ma olen ja niimoodi. Nad vist küsisid mu pikkust ka, siis ma mingi ütlesin, et ma olen mingi 170, ma ei tea, mis ma neile ütlesin, tegelikult ma olin umbes sama pikku praegu, umbes mingi 178 vist olin sellel ajal. Ma uurisingi, kes nad on ja niimoodi, siis ma hakkasin guugeldama, sest juba väiksena ma guugeldasin kõik asjad üle, leidsin, et okei, et see on nagu päris agentuur, selline inimene on nagu päriselt olemas, temast on nagu meedias kirjutatud, et see kõik tundub nagu päris ja alles siis ma julgesin nagu kellelegi sellest rääkida, et ma põhimõtteliselt, mul nagu ei olnud oma vanematega nagu väga hea suhe, et ma tean paljude vanematega nagu sõbrad, aga mina ei saanud oma vanematega niimoodi hästi läbi. Aga üks päev ma vist lihtsalt läksingi ema juurde, ütlesin, et kuule, et mulle kirjutas nagu modelliagentuur ja nad tahaks põhimõtteliselt minuga kokku saada ja võib-olla mind modelliks võtta ja ma olin täiesti kindel, et mu vanemad on selle vastu, sellepärast et väiksena ma ei tohti mitte kuskil käia, nagu teised käisid niisama mingi väljas chillimas, ma ei tohti minna, sest nad ütlesid, kui sul pole nagu kuskile konkreetsesse kohta minna, siis mingi välja sa lihtsalt mingi jalutama ei lähe. Lihtsalt niimoodi oli. Ja lisaks, kui olid mingid sünnipäevapeod, mis mingi kauem toimus, ma pidin alati täiega vara kodus olema. Ja ma olin täiega kindel, et ma ei lubata, aga mu ema oli nagu selline leebem natukene. Ma läksin ema juurde rääkima ja hämmastaval kombel mu ema oli nõus. Ta ütles, et ta räägib mu isaga läbi ja nad nagu ennem räägivad selle agentuuriga läbi, et nad lihtsalt nagu ei saada mind kuskile, on ju. Ja siis nad rääkisidki isaga ära, mõlemad olid nõus, ma olin nagu, mis mõttes. Ja siis nad helistasid vist sellele inimesele, kes minuga ühendust võttis, rääkisid temaga kõik läbi ja siis me leppisimegi kokku, et me saame Pärnus kokku. Selleks ajaks oli täpselt vist kool läbi saamas, sellepärast, et meil oli mingi klassireis, 6. klassireis, meil oli, minu meelest vist oli kuskile Saaremaale või niimoodi. Ja siis ma mäletan, et klassijuhataja vist ütles seal bussis, kui me läksime, et te anna meie klassimodell, mitte seepärast ma oleks mingi ilusand, vaid sellepärast, et ma olin nagu pikk ja peenike. Ja siis ma mõtlesin enda peas, et võib-olla tõesti, sest nagu paari päeva pärast ma pidin minema siis Pärnusse oma agentuuri kokku saama. Muidu see agentuur on nagu Tallinnas, aga nad läksid niisama vist Pärnusse suvita või midagi sellist. Ja siis me leppisime kokku, et okei, lähme nagu terve perega Pärnusse ja siis mul vanemad saavad ka selle agentuuriga korra kokku ja siis nagu jätavad mind korra sinna ja siis pärast võtavad mind jälle peale ja siis lähme koos tagasi Elvasse, selline plaan oli. Ja siis me läksimegi üks hommik, mäletame, et must kass jooksis üle tee ja duši all oli nagu super suur ämblik. Mul oli väga traumaatiline hommik. Aga lõpuks me jõudsime Pärnusse ja seal olid need agentuuri inimesed kohal, ma nagu täiega kartsin. Pidin vist kontsad jalga panema, ma isegi ei osanud kontsadele kõndida, sellepärast et ma isegi praegu ei kanna üldse kontsi, sest ma lihtsalt nagu, ma ei tea, ma olen ebamugav olla, sest ma olen lihtsalt nii pikk, et ma nagu lihtsalt tornin nagu siis meestest ka üle ja seda ma väga ei viitsi teha, on ju. Aga jah, ma pidin vist kontsad panema, siis me tegimegi pilte. Mul olid ühed teksad jalas mingi bluusiga ja siis me tegime veel mingi bikiinipilte ka, mis ma mõtlen nagu suht kahtlane ma olin. Selleks ajaks ma olin 13 ja siis ma mäletan, me tegime need pildid ära ja ma ei tea, et ta ju kiitsi, mind ütles, et jaa, et sa nagu oskad nii hästi kaameras liikuda ja sa oled nagu mingi nii pikk ja nagu nii peenike ja nagu kõik on hullult hästi. Me läksime äkki koju selle lepingu lugemiseks kaasa, ma ei tea, midagi sellist. Aga suht ruttu ma kirjutasin lepingule alla ja siis need pildid pidid vist juba nagu järgmine nädal minema agentuuri lehel ülesse, mis oli minu jaoks nagu täiega suur asi, sest see oli nagu tõestus sellest, et ma olen modell, et ma pole lihtsalt mingi, nagu, ma ei tea, paljud valetasid või nagu rääkisid oma modelli, et tegelikult nad lihtsalt käisid kuskil kohas, kus nad nagu ise maksid selle eest, et keegi neist pilte teeks. Kui sa oled modell, sa ei maksa kellegile, vaid nagu sulle makstakse, et sa nagu töötaksid, on ju. Ja ma ootasin täiega, need pildid läheksid ülesse. Ja siis see päev, kui ma neid pilte lõpuks nägin, ma olin ilgelt pettunud, sellepärast, et ma ei tea, mida ma ootasin, sest et ega ma oma reidipiltidel ka mingi kõige parem välja näinud ja nagu, kui ma sinna koha läksin, mul võib-olla ripsmekad kandsin, aga muud meiki ma üldse ei kandnud ja see on ikka vaata, kui sa oled ise pilte valid ja sa valid need, mis sa tahad, aga nagu see, mis teised valivad, ei pruugi sulle meeldida. Ja kui need pildid said, nagu mõni neist oli lihtsalt nagu nii mark, aga sellegipoolest oli täiega lahe, et ma olin nagu lõpuks modelli agentuuri lehe peal üleval ja ma sain nagu lõpuks kõikidele sõpradele rääkida, et davai, et ma olen põhimõtteliselt nagu agentuuris nüüd, et ma hakkan vist modellindusega tegelema. Ja jah, et niimoodi see kõik alguse saigi ja siis ma mäletan, et nädal aega hiljem vist mul oli üks pildistamine või oli see 2 nädalat hiljem midagi sellist, oli mul mingi Soome disainerile pildistamine. Kui ma leian pilte, ma võin siia panna nagu mingi ühe näiteks pildi sellest. Ja siis veel nädal aega hiljem oli mul esimene pildistamine päris ajakirjale, milleks oli vist, ma võin eksida, aga minu meelest oli selline ajakiri nagu Anne vanasti olemas ja siis me tegime sinna nagu mingi fashion seeria. Ma panen sealt ka mingi ühe pildi. Ja netis on igast pilte, siis
mul peaks kodus vist vanematel ka olema mingi vanu ajakirju, et ma võin teha ka video, kus ma siis nendele vanadele ajakirjadele ja modellipiltidele reageerin, aga praegu see video on nagu täiega pikaks läinud. Mul saab kohe mälu otsa ka siin, aga ma loodan, et teile meeldis see video, et see oli siis põhimõtteliselt see, kuidas ma sain modelliks, ma saan veemodellinduse storytime'i teha, mul on nagu ilgelt igasuguseid haigeid asju juhtunud, ma olen modellina reisinud ka, ma käisin, esimene reis oli mul Milanosse, siis ma läksin Londonisse, siis ma olen Istanbulis käinud ja ma olen lühemaid trippe ka teinud nagu mingi paaripäevaseid. Mul on nagu igast lugusid rääkida ja nii edasi, aga praegu ma lõpetan selle video ära. Thanks vaatamast, ma loodan, et teile meeldis see video, kui see meeldis teile, siis kindlasti pange thumbs up, üritame saada kas ma ütlen 400 thumbs up'i viimasel ajal? Selle video puhul üritame saada vähemalt 500 thumbs up'i nagu please. Ja siis ma teen modellinduse piltidele reageerimisvideo. Ja kui sa tahad mind follow kuskil sotsiaalmeedias, siis ma olen igal pool Deananop, Deananop ja sa võid seda teha Snapchatis, Instagramis, Twitteris või Tumblris. Igal pool Deananop. Ja see on siis kõik selle video jaoks. Mul saab kohe mälu täis. Thanks vaatamast ja ma näen teiega juba oma järgmises videos ja varsti tulevad juba jõuluvideod. Ma olen so excited.